got the weekend. Jäältä karmuttu täsis. Kõik on Nikola. Oh my god, ma pean teile näitama. Breakdown. Ma oleks juba raual. Tänasesse bloogi. Me oleme täna nautimas minu sünnipäevakingitust. Ja oleme siis Haapsalus Johandraga. Siuke pestikate weekend. Ja me tulime siia nagu enda meelest suve nautima. Või noh, kevadet ja aga väga vihmane. Aga sinine taevas paistab vaikselt nii, et there is hope. Tegelikult ma ei tea, minu meelest isegi nendes majakastes on nagu mõnus Hubane, olla. Siuke gloomi. Väga ongi puhkus ja jah, vaiks. täiega. Aga jaa, me oleme siin Taini Marienholmis. Väga ilus kohake. Ma ei ole siin enne käinud, nii et väga tore ära näha see koht. Ja meie plaan on väga rahulik. Lähme täna, praegu läheme sinna spaasse. Hestiasse, kus me ei ole ka käinud, noh, me mõlemad ei ole käinud. Nii et lähme sinna, väga sobiliks ja halli ilma ja siis õhtul lähme sööma. Aga sellest juba õhtul, praegu lähme naudime sooja sauna. Transformation on toimunud. Me käisime spaas ära. Issa, mis tuul praegu õues on. Väga mõnus spa oli ja nii ilus, kaasaegne. Rahvast oli küll muidugi päris palju, aga noh, laupäev, nii et seda oli ka oodata. Aga väga mõnus spa oli. Olime mingi, ma ei tea, üle tunja ja olime kindlasti. Ja siis me tulime siia tagasi. Päike tuli vahepeal nagu nii ilusti välja. Aga nüüd läks jälle nii pilmeseks ja tõesti nagu tormine ilma nõues. Et kui me jõuame ilusti sinna Viigi kohvikusse kohale, siis on kõik hästi. Siis mõtlesime jalutada ja noh, Haapsalu on ju nii väike linn, et ja see Taini Marienholm on väga lähedal sellele Viigi kohvikule tegelikult, aga see ilm, ma ei tea. Mis sa mõtled? Nii tohib. Aga ei, ma tahan jala minna. Lihtsalt ma tean, et see saab olema see natukene challenge, mitte siuke mõnus. Nauditav õhtune jalutuskäik, nagu me plaanisime. Aga ei. Oota, sa pead soovima. Midagi head. Nii ilus glow näeb välja. Aga minu outfit näeb väga jube. Sul on nii ilus bluus siin all ju. Ma olen jalutuseks valmistunud. Peame ikkagi soojad riided selga panema. Oma uue mantli ja. Jaa, ma olen väga kade. Vaadake kui ilus. Siin on nii hea valgus kui siuke. See väga pretty. Maybe they will, maybe they won't. Õhtune chill. Õhtune chill time. Nii ilus päikseloojang on, et wow. Aga oh my god. Me jäime õhtusöögiga. Väga hea oli jah sõna. See oli nagu sõnatuks. Ma ei tea. Ma ei mäletagi, millal ma viimati nagu
väljas süües nii head sööki sai. Kas see ületas siis seda... Mälestust nagu või? Ei, kus sa käid? Mis sulle meeld Tallinnas? Lee või? Jah. Lee steak on jah. Ei, see oli nüüd friikad olid küll. Ma ei tea, nagu steak mulle vist meeldib rohkem, aga tõesti nüüd friikaid. Ma ei saa aru, kuidas nad tegid. Need olid nagu krõbedad, aga samas nagu sellist pehmed. Nii hästi maitsestatud. Hästi hea maitsega nagu. See ei ole nagu tavaline kord. Ma ei tea jah. Väga mõnus oli. Nii et tõesti nagu, ma juba mõtlesin, et millal nagu võiks tagasi tulla, kas lihtsalt sõita siia, et süüa. Sest nagu tõesti väga hea oli. Jaa, väga tore kogemus oli. Kokteil oli ainult väga kange, mis ma võtsin. Mul oli siuke tunne, et ma lihtsalt ma ei suudnud seda lõpuni juues, siis ma oleks juba nagu laual. Peaaegu siuke tunne oli. Et ma ei tea, ma pole harjunud ikkagi. Ma pean su koju vedama lihtsalt. Harjunud jooma mingit kangeid asju. Aga jah, tore olemine. Nüüd me sööme kooki. Millist? See ei ole marjamaa ju. See on jore ju. Aga miks ta on nii punane siis? Tere hommikust Haapsalust. Nii tormine öö oli. Ei, tegelikult saime magada küll, aga oli räige tuul. Ja täna ka siuksed lained möllavad siin ja tuul vihiseb ja me mõtlesime, et kui me siit uksest välja lähme, siis me lendame minema suure tõenäosusega, sest väga hull tuul on. Ja nagu kuskil Eestis on lumimaas. Crazy. Ja loodame, et see meieni ei jõua. Me saame lihtsalt kevadelt oodata ikkagi. Aga on aeg asjad kokku pakkida. Või asjad ongi koos. On aeg minna kohvikusse, võtta kohvi ja saiakest ja arvestame seda pühapäeva ja väga mõnus puhkus oli meil. Ja Andra noogutab. Nõus. Ja just like that ma olengi kodus. Nii mõnus. Nii mõnus on, kui vahepeal käid laupäeval kodust ära ja teed midagi oma tavapärast rutiinist väljaspool. Et kuidagi tundub palju pikem see nädalavahetus, sest mul on veel terve pühapäev ees. Mõnus siuke girls trip oli meil ja väga tore vahelduseks Haapsalus käia. Mul on nagu sellest kahju, et ilm oli nii külm, et meil ei tekkinud seda tahtmist väga ringi alutada seal, et jah, peab ikka nagu kuskil soojemal ajal tagasi minema. Et seal on ikka ilusaid kohti küll. Aga nüüd varsti peaks käima trennis ära, sest mul on täna jällegi rattasõit ja kuna Markol on ka trennipäev, siis me mõtlesime koos minna. Aga vaatame, millal see juhtub. Natuke on vaja sellist ümberlülitumise aega, et okei, ma olen nüüd kodus ja mis ma siis täna veel tahan kõik ära teha. Ma olen nagu natuke tunnen, et ma olen väsinud ikkagi sellepärast, et ma ei saanud nii hästi magada. Mul on nagu siuke tunne, et ma oleks kogu aeg üleval olnud või suht tihti ärkasin ülesse. Ja seal oli lihtsalt vahepeal nagu külm ja siis see tuul puhus või nagu see hääl lihtsalt. Ei tea, praegu vaituke tunnen jah, et ma oleks pissikest uinakut vaja ja siis oleks kõik hästi. Ma olen nii tänulik Johandrale, et ta mulle sellise toreda kingi tegi ja üldse, ma ei tea, meie sõprusest. Et jah, väga nagu tore ikkagi, et me oleme üksteise elus olemas ja saame koos teha asju, mis meile meeldivad. Et nagu tore on olla sarnaste huvidega. Paar päeva hiljem. Täna on käes teisipäev ja mul oli lihtsalt selline tunne, et mul on vaja jutustada ja mul on vaja, ma ei tea, võib-olla see teeb mu enda mingi meele kergemaks. Eile oli siis meil teine füsio vastuvõtt
ja noh, eilsega põhimõtteliselt sai selgeks see, et sinna Riia poolmaratonile ma ikkagi ei lähe, et kui oli mingi võimalus, et minna sinna nagu aeglaselt kuidagi läbima, siis otsustasime ikkagi mitte seda teha, sest mu jalad pole nii palju paremaks läinud, et me nüüd teeme järgimisi harjutusi, aga lihtsalt me saime aru, et kuna siin on nüüd juba vähem kui 3 nädalat aega, siis lihtsalt see protsess, et ma jõuaks nii kaugele, et ma päriselt saaksin nagu uuesti üldse jooksmist proovida, on liiga pikk, et see ei mahu sinna ajaraami. Et jah, selline nii-öelda karm tõde siis, aga jah, ma nagu natuke olin niikuinii juba leppinud selle olukorraga ja ei olnud võib-olla nii kurb, aga siis ma eile ikkagi kuidagi tundsin, et ma ei tea, mingis mõttes see võttis nagu jälle mingi rõõmu ära, et ma olin nii ikkagi väga kaua oodanud seda üritust ja sellist toredat kevadist jooksu ja nagu üldse seda Riia nädalavahetust ja siis ma nagu hakkasingi mõtlema, et kas ma üldse lähen siis Riiga, mul on nagu 2 ööd book itud seal, mis nagu ma ei tea, niisama ma ei mõtleks, et ma läheks 8 ööks Riiga. Nagu ilmselgelt see on nagu reis, see on raha kulutamine, et kas ma üldse siis, kas seda mõtet teha, aga siis teiselt poolt ma mõtlen, et äkki on ikkagi tore, kui on siuke juba natuke soojem aeg, saab ikkagi kodust välja mingi teistsuguse nädalavahetuse teha ja ma saan oma treenerile kaasa elama minna, et ikkagi seda melu tunda seal. Et hetkel ma ikkagi olen otsustanud, et ma lihtsalt teen siis sükse Riia nädalavahetuse, aga jah, nagu kuidagi ma ei tea, kas see on sellest, et ma olen juba 31. Kuidagi viimasel ajal mul on täiega tekkinud see, et see aeg kuust, kus hakkavad päevad, on lihtsalt nii fucking raske ja mul on üldse nagu, ma olen aru saanud, et ma olen paljudest asjadest nagu mitte rääkinud kogu selle blogimis aastate jooksul ja nagu imelik on rääkida päevadest, imelik on rääkida oma tunnetest, aga ma olen nagu nii kaua seda asja juba teinud ja ma olen juba nii vana, et ma ei tea, miks ma olen nagu alati tundnud, et imelik on rääkida, aga igatahes jah, ma nagu tunnen, et see aeg on nagu tulemas jälle ja ma lihtsalt olen nii emotsionaalselt, ma ei tea, nagu jälle nii läbi ja ma tunnen seda nagu suht iga kuu, mis on nii raske ja nagu nüüd ma olen kuidagi teadvustanud, et okei, it's that time of the month, et nagu see make sense, et sa tunned ennast nagu ülihalvasti, aga kuidagi jah, nagu ma ei tea, kõik, terve elu tundub lihtsalt nii mõttetu, et ma mõtlesin, et äkki kui ma siin jagan ja avan ennast ja jutustan teiega, et äkki mul hakkab kergem, kuigi ma ei tea, kas see päris niimoodi käib, aga jah, mul on kuidagi täna siin kodukontoris ka nagu nii raske olnud ja ma lihtsalt tunnen, et ma ei ole üldse see versioon endast, kes ma tahaks olla, et ärkan hommikul üles, teen ennast ilusti korda, et kõik kodu on korras ja et ma olen nagu hullult produktiivne ja teen kõiki asju, sest ma tunnen, et ma ei taha mitte midagi teha. Ma ei taha hommikul nägu pesta, ma ei taha ennast korda teha, ma ei taha normaalseid riideid selga panna, ma ei taha koristada ja siis see kõik teeb nagu selle asja veel hullemaks, et ma ei tee neid asju. Aga noh, ma nii palju võtsin ennast täna kokku, et ma koristasin köögi ära, tegin ennast natukene korda ja olen üritanud siin mingeid to-do listi asju ka teha, sest kuidagi on täielikult tekkinud see, et ma ei suuda ennast kokku võtta ja nagu ma olen aru saanud, et tegelikult see jooksmine selles mõttes hoidis mind palju paremas nagu rütmis ja nagu võib-olla kontaktis iseendaga, et ma ei tea, see andis mulle kogu aeg sellist energiat ja sükest heaolutunnet ja nüüd, kui ma 6 aega pole jooksnud, ma tunnen, et ma olen lihtsalt mingi õnnetuse hunnik. Et see on päris karm tegelikult, et kui sa oled nagu ikkagi, ma ei tea, pool aastat harjunud mingi tegevusega, mis annab sulle seda positiivsust ja nüüd mul ei ole seda, et see nagu lihtsalt jõusaalis käimine ja treeni tegemine ei võrdu minu jaoks see sama tunne.
ja siis jah, kuidagi, ma ei tea, tulin siia mingit halba energiat levitama praegu, aga vahepeal võib-olla on nagu tore kuulda selliseid ausaid jutuajamisi ja jah, tahtsingi teile lihtsalt seda jooksu asja update'i ka teha. Ma ei tea, nagu nii raske on, kui sa nagu ise saad aru ka, et sa ei tee neid asju, mis peaks su tuju heaks tegema, aga sa ei suuda neid teha ka, siis sa lihtsalt oledki selles nagu mingis mullis. Aga ma tean, et see on mööduv ja kõik päevad ei olegi ühesugused, aga ma olen juba 7 minutit rääkinud ja ma arvan, et te ei jaksa rohkem kuulata seda hädaldamist. Nii et hakkan hoopis lõunat sööma ja ma ei tea, ma ei ole vist jällegi järjepidevalt bloginud, ma ütlen seda nagu iga kord, aga meil on kerkinud siia majad kõrval ja noh, eelmises blogis natukene oli näha ka mingit majanurka, aga nad on ikka väga-väga lähedal ja noh, me nagu teadsime, et meile tulevad siia majad kõrvale, aga ega sa nagu reaalsuses ei kujuta seda pilti ette enne, kui need majad püsti on ja nüüd need on päris kaua siin püsti olnud ja lihtsalt need töömehed on ka mul kohe seal akna taga, siis nagu natuke on imelik, natuke on nagu suva ka. Et ma ei taha enam filmida isegi nagu sellest suurest aknast välja, sest seal on lihtsalt mingi ehitusplats ja it's not the vibe. Aga lähme teeme lõunat või noh, ma võtan lihtsalt oma valmis tehtud lõuna ja hakkan seda sööma. Äkki teeb tuju natuke paremaks ja noh, üks asi, millest ma ka eelmine kord rääkisin, on see toitumine ja nagu ma olen tõesti üritanud seda rohkem nagu paremini teha, et ma sööks rohkem ühe toidu korraga, et mul oleks siis kõht täis, aga noh, see on ikkagi natukene raske, aga mul on siin valmis tehtud salat. Tegin üks päev pasta salati, sest ma tahtsin selle kanahakliha ära kasutada ja muidu ma oleks lihtsalt selle kanahakliha salati teinud, aga siis ma mõtlesingi, et siin ei ole üldse süsivesikuid või nagu siukest mingit täitvamat asja ja siis ma panin natuke makarone ka ja mingit kastet, et see oleks rohkem fulfilling, aga ma teen selle natukene soojaks, sest mulle ei meeldi külmkapist võetud väga külm salat. Aga jaa, kui me siin juba sellistel, ma ei taha öelda negatiivsetel toonidel, aga noh, kinda need on negatiivsed toonid. Ma ei oska endiselt nagu lahedaid riideid kanda või nagu ma ei oska lihtsalt shopata. Ma enda meelest ostan mingeid lahedaid asju ja ikka mul on siuke tunne, et need kõik on nii koledad. Ma ei tea, miks mul täna lihtsalt selline hate vibes on, aga this is my life ja okei, see mälukaart saab kohe tühjaks, nii et söön oma salatit. Mul on tegelikult üks kodujuust ka, mis ma siia pärast juurde söön, et saaks natuke rohkem valku. On aeg õhtuseks trenniks. Hommikust, täna on käes juba neljapäev ja selle nädala viimane tööpäev. Õnneks mu see halb tuju läks ikkagi üle. Eile oli siuke väga tavaline päev. Käisin trennis, kontoris, kodus, tegin tööd ja õhtul tegin süüa ja värki. See uneskoor ei olnud täna eriti hea. Nii et jah, ma tunnen, et natukene tahaks magada ja täiesti hall ilm on ka, nii et see kindlasti aitab kaasa sellele tundele. Aga täna ma lähen kontorisse, olengi ilmselt suht terve päeva seal, sest meil on kell 9 kohe kohtumine Telias ja siis kell 3 on mul töö juures mingi koolitajate koolitus, vist midagi sellist ja see kestab kella 4-ni, nii et nii kaua ma olen kindlasti kontoris. Jah, ma mõtlesin, et kuna see blog jäi suht poolikuks, siis ma võtan teid lihtsalt tänasele päevale kaasa ja vaatame, kuidas selle nädala viimane tööpäev läheb.
sellest hirmust hakkasin siis varuga tulema kodust ja nüüd ma jõudsin pool tundi varem kohale, aga parem olla varem kohale, kui hiljaks jääda kuskile kliendi kohtumisele. Ma saangi siin natukene vaadata oma asju ja kes varsti liigun sisse ka, aga praegu ma ei viitsi veel nii vara, ma ei viitsi nagu minna sinna. Kuna siin see suur ristmik on, ma ei tea, vaikselt on remondis, et praegu ka üks rida lihtsalt oli kinni, ehk siis natukene tekitas, ma ei tea, 5 minutit läks vist seal ristmiku peal nagu kauem aega, et õnneks praegu pole veel kõige hullem seis, aga noh, eks see läheb ilmselt hullemaks, kui siin aina rohkem hakatakse neid tööd tegema. Aga alustame siis seda päeva sellise suure koosolekuga ja mulle isegi meeldib, et täna siuke vihmane, siuke väga hubane päev on ja ma ei tea, nagu sobilik selleks, et kohe on pikk nädalavahetus ja lubab sooja, lubab päikest, et siis täna võtame kõik selle cozy vibe'i vastu ja siis homme saab täiega nautida seda ilusat ilma. Käes on pikk nädalavahetus, väga, ma ei tea, pikk tööpäev oli ka, ma jõudsin alles mingi peale 4:30 liikuma hakata, kuigi plaanisin varem. Aga väga nagu mõnus selles suhtes, et täna oli tõesti produktiivne siuke tegus tööpäev, et sai selle lühema nädala niimoodi ära lõpetada ja nüüd on meil 3 vaba päeva. Kohe 7 õhtul me pidime trenni minema, aga Marko pole veel koju jõudnud ja me pole ka söönud midagi, nii et ma ei tea täpselt, mis meie plaan on, aga tal oli täna viimane tööpäev vanas töökohas ja esmaspäeval ootab uus töökoht, mis on nagu põnev ja selles suhtes ühe nagu eera lõpp on teise algus. Ja ma isegi ei tea, kas ma olen teile rääkinud, et ma lõhkusin eelmine nädal meie auto ära, sest ma lihtsalt otsustasin parklast sõitma hakata niimoodi, et keerasin kohe teisele autole sisse. Nii et see auto, millega mina praegu sõidan, on katki. Ja või noh, lihtsalt see lihtsalt välimuselt on katki, aga me praegu ootame mingid kindlustuse vastuseid. Aga jah, lihtsalt siuke huvitav kogemus oli see. Aga ma arvan, et ta varsti ikkagi tuleb. Ma proovin midagi süüa enne, kui me trenni läheme. See on nagu alati 2 otsaga asi õhtuti, et kas süüa enne ja siis minna trenni ja teha see trenn nagu päeva viimane asi või süüa midagi natukene enne trenni, siis minna trenni ja siis tulla koju sellisel ajal, et sa saad ikkagi veel kodus chillida. Ja mulle üldiselt meeldib see variant rohkem, et chillida pärast trenni veel, nagu mingi lebotada, vaadata sarja ja see tundub peale trenni kuidagi väga mõnus. Aga samas mõtlen, et kell on juba 7 ja kui ma ei tea, anyway. Tuleb üks pikk õhtu, aga meil on vabad päevad ootamas ja see on alati nii tore. Tere hommikust! Peaaegu on meil hommik, kell on 11:19. On käes need imelised paar sooja päeva ja täna on siis 1. mai. Me lähme kevadlaadale, sest minu meelest see on alati sellise hooaja alguses siuke tore tegevus, et käia laadal, vaadata, mis müüakse. Tavaliselt me midagi suurt ei osta, aga lähme vaatame, mis seal on. Ja seekord ma isegi mõtlesin, et kui seal on mingid ilusaid taimi või mingid lille, mida rõdule panna, siis võiks osta, sest mul on üks pott vaja ära täita. Ja nüüd hakkab vaikselt ikkagi see soe hooaeg pihta ja saab ka terrassi peal toimetada, nii et see on meie päeva esimene plaan. Täna lihtsalt nii ebastabiilne ilm, et kui me sinna laadal läksime, siis oli nii jahe tuul, et ma ei tea, päriselt nagu jahe oli. Ja nüüd, kui me ära tulime, see juba kohe, kui tuul ära kadus, nii palav, et
lihtsalt ma ei tea, auto näitab praegu, et õues on 19 kraadi. Ja tõesti nagu palav hakkas, kuidas saab ühest äärmust teise minna väga kiiresti. Aga ega midagi väga erilist seal laadal ei olnud, suht väike valik nagu mingeid toiduasju. Ma ostsin vist mingeid pirukaid ja maasikaid. Aga noh, ikkagi vahepeal tore vist jalutada siukestes kohtades. Aga ma alati nagu unustan ära, et sinna tuleb räigelt palju inimesi ja alati need laadad on nagu siuksed kitsad. Ehk siis jah, see siuke kiire käik oli. Aga nüüd me käime linnas. Issand, me ei mahugi mööda siit. Tahaks vaadata blenderit, sest meil ei ole, ma arvan, mingi pool aastat vähemalt blenderit. Ei, rohkem kindlasti, sest meil ei olnud juba vanas kodus blenderit. Ja lihtsalt praegu vahepeal tahaks täiega mingit smoothit teha. Et lähme vaatame, mis variante on. Jälle autos, aga tegelikult on juba terve päev mööda läinud, sest kell on 5 õhtul ja ma ei tea, ennem see linnas käik nagu kuidagi ei olnud eriti edukas, sest ma hakkasin täiega kahtlema ja siis ma ei suutnud otsustada ja ma ei ostnud seda blenderit, aga ma kindlasti kavatsen selle osta ja nüüd ma lihtsalt mõtlen, kas ma võtan selle Nutribuleti või ma võtan ikkagi selle KitchenAidi oma, aga igatahes me tulimegi koju, me oleme siin paar tundi chillinud, istusime õues, grillisime ja üritasime seda päikest nautida, kuigi ikkagi minu meelest nii tuuline oli, et ma ei tea, kuidas inimesed täna päevitavad. Ja nüüd ma otsustasin, et ma käin Ikeas, sest ma hakkan homme ühte koostööd filmima oma selles toas, kus on mu riidekesed ja ma tahaks, et ma saaks paremini asju paigutada ja praegune stange on lihtsalt nii täis, et ma ostan ühe stange ja vaatan, kas mulle jääb veel midagi silma ja lihtsalt väike üksinda shoppamise aeg, sest Marko hakkas mingit thrifti asju vaatama ja ma otsustan, et ma ei viitsi midagi muud kodus väga teha ja ma mõtlesin, et ma lähen lihtsalt Ikeasse shoppama. Isegi siis, kui ma üritan paremini vlogida, siis sellest ei tule midagi välja, sest eile mul sai aku tühjaks ja siis kõik jäi sinna paika. Aga mu Ikeas käik nagu... Ma ise mõtlesin, et ma ostan natuke rohkem asju, aga kuidagi ma jõudsin järsku juba sinna poe lõppu. Ja siis sealt ei olnudki rohkem midagi võtta, aga lisaks sellele stangele, mis ma panin juba eile õhtul kokku ja kus mul on terve hunnik riideid peal, ma ostsin mingid paar köögiasja, uue labida, sest meil ei ole sellise kujuga labidat on nagu ainult üks ja ma tundsin nagu tükk aega juba, et võiks veel olla. Siis võtsin sellise lõikelaua. Seal oli näidis palju ilusam, kui see päris nagu muster on, aga samas see on puidust ja lihtsalt jällegi tihti tunnen, et võiks üks lõikelaud veel olla. Ja see puidulõhna lihtsalt mega hea, nii et selline tore lõikelaud, mida saab ka kasutada mingi serveerimisalusena, kui tahad, et selles suhtes tore leid. Ja siis veel köögiasjadest köögikäterätikud, sest neid on meil minu meelest alati vaja ja mul on nagu väga spetsiifiline materjal, mis mulle meeldib köögirätikute puhul ja väga tihti on need materjalid sellised, et nad ei kuivata eriti nõusid. Aga see mulle tundub, et on päris hea materjal, mis ma leidsin. Nii et võtsin sellised köögikäterätikud ja siis ma võtsin sellised organiseerijad, sest siin need Marko sokid ja pesu on vist täiesti, ma ei tea, katastroofiliselt seal kapis ja ma mõtlesin, et äkki aitab mingit süsteemi luua, kui ma need sinna sisse panen, kuigi ma arvan, et 3 tükki päris sinna ei mahu. Aga vaatame, kui ma selleni jõuan. Ja siis ma võtsin voodi peale sellise pruuni katte, mis ma tunnen, et läheb mega hästi selle voodi värviga kokku ja selle ühe padjaga, mis seal on.
sest meil praegu on see mingi karvane siukene, mis on vanast korterist, ma ei tea, mis aastast, mingi päris pikalt on meil olnud see karvane ülipehme tekk, mis tegelikult on väga mõnus, aga lihtsalt siia voodi peale ma tundsin, et algusest peale ma juba plaanisin, et ma panen mingi nagu värvilisem asi, ehk siis sellele Saara voodikattele, mis meil on, et siis valisin selle, kuigi nüüd ma nagu, ma ei tea, meil ongi siin nagu beige ja siis on see, kuidas ma ütlen, nagu hele beige või siuke kreemikas värv ja ma tahaks nagu mingit värvi tuua veel siia magamistuppa, aga ma ei oska ja ma ei tea, mis aksessuaarid need olema peaks, nii et kõige kaootilisem vlog. Oh my god. Ma tõmbasin oma selja hommikul trennis nii ära, et ma olen lihtsalt nagu invaliid. Täiesti pekkis. Sellist asja pole vist küll enne juhtunud, et nagu nii valusaks jääks. Aga ma hoidsin siin neid külmapakke või külmakotte, ma ei tea, kuidas seda nimetada. Ja peaks seda nüüd siin, ma ei tea, ma lugesin, et esimesed 48 tundi, kui sa oma selja ära tõmbad, siis soovitatakse külma panna ja siis pärast seda sooja ja siis vaikselt, kui see nagu kõige hullem asi üle läheb, siis vaikselt võib venitada. Aga nagu ma enda meelest, ma ei teinud täna isegi nagu enda jaoks mingi erilise raskusega, vaid ma olen nagu juba tükk aega siukest raskust teinud. Ma ei tea, kuidas see täna nagu niimoodi mõjus. Aga tere tulemast selle vlogi jätku. Täna meil on 8. mai. Jälle ma ei tea, mis hetkel see vlog pooleli jäi. Mul on nagu nii halb selles suhtes. Ma ei tea, kuidas minust on selline vlogija saanud, et ma lihtsalt vahepeal vlogin, siis ei vlogi, siis vlogin ja siis tuleb kokku üks segas oma suvila. Aga ma olen nii palju aru saanud, et kui ma varem suutsin ikkagi, ma ei tea, iga nädal kindlal ajal postitada enam-vähem. Vahepeal kunagi ma suutsin isegi mitu korda nädalas postitada. Siis sellisel ajal kuigi ma olen kogu aeg tööl käinud, siis võib-olla seda nagu sotsmeedia mahtu mul ei olnud nii palju. Et praegu on ikkagi see ka päris suur osa mu toimetamistest, et siis paraku lihtsalt ei jää seda editimise aega nii palju. Aga mulle ikka meeldib neid vloge teha ja ma olen väga tänulik kõigile, kes vaatate neid ja eks me anname ennast parima. Igatahes ainuke põhjus, miks ma kaamera praegu kätte võtsin, on see, et avada koos üks pakike. Ma isegi ei hakka mingeid vabandusi siin otsima, miks ma endale midagi ostnud olen. Aga ma olen nagu suht sarnaselt Kaisale. Ma mingi aeg kuulasin ja ta podcasti ja seda äkki ta räägis vlogis ka, ma ei ole kindel. Aga jah, et nagu aasta alguses tundus see, et nii kerge oli mitte shopata ja kuidagi mõelda, et ma olen nii hästi hakkama saanud sellega ja nüüd kuidagi kevadel on täiega see tunne, et kõik oleks nagu vaja ja nii palju asju garderoobist on puudu ja üldse alati on minu meelest kevad ja sügis sellised rohkem sellised hooajad, kus ongi, ma ei tea, tundub nagu kõik riided oleks puudu. Ja mulle lihtsalt väga meeldis see. Ja nüüd mul on ikkagi Vintedi kasutaja tehtud. Lõpuks mul läks sellega reaalselt nii kaua aega, et Vinted pidi mulle koostööd pakkuma selleks, et ma suudaksin ennast kokku võtta. Ja siin me oleme. Nii et ma loodan, et ma
suudan seal päris palju asju maha müüa. Ja vau! See näeb ikka mega hea välja. Ma tahtsin sellist õhemat lühikest jakki, sest ma olen aru saanud, et kuigi see keepjakk on suht lahe ja paljudele vist ka meeldis see jakk, siis seda on väga raske stylida ja jah, nagu enamus asjadega see ei sobi, et see peab olema mingi väga kindel outfit. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, selline trenchjakk on palju lihtsam asi, mida kombineerida ja vaatame, kas ma jätan selle keepjakki üldse alles endale, sest ma suht harva ikkagi kannan seda. Aga see on siis Nakedist tellitud ja ma võtsin tumepruuni lihtsalt sellepärast, et mul on nagu hele trench juba olemas, see pikk versioon ja ongi siis see keipjakk ka on hele. Oh my god, mulle väga meeldib see. See on nii ilus. Selline täiesti klassikaline trenchjaki lõikega, aga lihtsalt on lühem. Ja ma ei tea, mulle väga meeldivad lihtsalt pikad varrukad. Ja see lai vöö on nagu mega äge. Et ma jätan lingi alla. Seal oli veel päris mitu värvi ja seal oli mingi soodusaeg ja siis mõtlesin, et ma kasutan võimalust, sest ma olen tegelikult mega pikalt sellist jakki tahtnud ja see on selline jakk, et see jääb sulle aastateks garderoobi ja ma juba tean, et ma kannan seda mingi mega palju. Aga kui me siin juba jutustame, siis jah, me oleme maikuuga nii kaugele jõudnud, ma ei tea, minu meelest see mai on ka nii kiiresti juba läinud. 8. mai, järgmine nädal mul peakski olema poolmaraton ja ma ikkagi Riiga lähen ja ma kindlasti teen sellest nagu eraldi vlogi, aga ma ei lähe sinna siis jooksma ja lihtsalt võtame sellise mõnusa sooja nädalavahetuse vastu, sest ma vaatasin, et järgmine nädal tuleb üldse mingi 18 kraadi juba seal Riias, nii et ma olen mega põnevil ja loodan, et see ilm minu jaoks ei muutu, jooksjate jaoks on kindlasti see, et 18 on suht nagu soe, millega joosta, aga mina, kes lähen siis lihtsalt väiksele linnareisile, siis see tundub mõnus. Nii tore on see suve lähenemine, ma tunnen, et see annab nii palju positiivsust ja üldse kuidagi tore on olla. Ma tahtsin midagi veel öelda, aga ma juba unustasin ära. Nii et ma jätkan siin tegelikult oma tööpäeva. Oh my god, ma pean teile näitama. Johandel tõi mulle kõige ägedama kingituse Londonis. Ta käis sooloreisil, väga inspireeriv ja äge, et ta seda tegi. Ja ta tõi mulle nii ägeda kingi. Kes vaatab The Girls Bathroomi või kuulab siis õigemini, see on podcast. 2 UK tüdrukut seda teevad ja see on üks meie lemmikuid. Mina üldse hakkasingi Johandra soovitusel seda kunagi kuulama ja ta kinkis mulle sellise väga nunnu tassi ja vaadake, kui nunnu tass ja see on siis Sofial ka, kes on üks The Girls Bathroomi tüdrukuid ja lihtsalt nii äge, et me saame matchida ja see on lihtsalt nii ilus. Nüüd ma teengi endale siia kohvi ja jätkame tööpäeva ja kuidagi nii mõnus vibe on, ma ei tea, ma olen kuidagi väga rõõmus. Ma tean, et mul oli mingi hetk siin vlogis täielik breakdown ja ma eile rääkisin oma psühholoogile ka, et ma nagu sellel hetkel sain aru, et see on tingitud sellest tsüklist, aga lihtsalt nii tore on tõdeda, et reaalselt kõik päevad võivad olla täiesti erinevad ja see, kuidas sa ennast tunned, võib olla täiesti erinev. See, et sa üks päev oled mingi masenduses, ei tähenda see, et elu on halb, vaid see on lihtsalt üks päev ja täna me oleme väga happy moodis.